pigem aidata noortel saada aru, et Austraalia näitel, kuidas üks välismaale tööle minek või sinna vaheaasta Austraalias võiks neil nagu välja kujuneda kuidagi ja et miks ja kuidas siis sinna Austraaliasse tulla, eks ole. Aga ma saan aru, et teie olete inimesed, kes olete ikkagi võtnud suuna sinna suunas, et tahate karjääri teha Austraalias, et Brenda, sul on oma ehtefirma, eks ole, Hans, sina töötad põhimõtteliselt, ma ei tea, lennujuhina või mis see õige amet on, eks ole, et kas te näete enda tulevikku pigem Austraalias või te olete plaaninud ka Eestisse tagasi tulla ja kas te näete, et see kogemus, mis te Austraalias saite, et see tegelikult aitab teil Eestis ka paremini toime tulla tööturul? No, kindlasti. ma ütleme niimoodi, et hetkel me ei näe, et me elaksime Eestis mingi hetk. Aga samas me oleme sellised inimesed, kes natukene näevad ennast kui maailmakodanikena, et tänapäeval on nii palju võimalusi seal laias maailmas, et tegelikult me ei näe ka, et me Austraalias elame terve oma elu, aga mina usun küll, ja isegi see ei pea olema Austraalia siin näitel minu arvates, et ükskõik kus mujal töötades, minu arust see annab väga hea kogemuse lihtsalt näha, kuidas teine kultuuriruum töötab, kuidas ja see, et sa oled pidanud jälle ennast kuskilt nullist üles töötama võib-olla, et minu arust see annab nagu väga tugeva mindseti ja see, ma arvan, et on väga suur eelis ja mina tean Eestis ka tööandjaid, kellele väga meeldivad töötajad, kes on välismaal midagi teinud, ehk siis neil ongi see võib-olla mingisugune teine vaatenurk ka. Jah, et suures pildis me ei ole mitte midagi otsustanud, me küll hetkel oleme Austraalias ja mingi osa meie elust kindlasti jääb Austraaliasse. Mina näen ja tegelikult me oleme seda ka kunagi arutanud, et me näeme ka mingis osas ennast kunagi Eestis, see on ilmselt suviti ja võimalik, et nagu mainisime ka, et meil on siin ehtebränd, et me ei tea, mis ja kuidas saab, aga ka minu mõte on ühel päeval see liigutada võib-olla Eesti, nii et äkki me oleme ühel päeval Eestis üldse tööandjad mingil määral, nii et seda ei tea, aga mina ütleks selle välismaa mõttes, et see vaheaasta, et kuna me eestlased oleme natuke kinnisemad ka, eriti just introverdid, peaksid tegema selle vaheaasta kuskil välismaal ja Austraalia on ilmselt üks kõige paremaid kohti, sellepärast et sa ei pea alguses ise nii palju tegema, et tegelikult neid tutvusi luua, need lihtsalt juhtuvad ise, sest inimesed on siin nii avatud ja pärast aastat koju tagasi minnes oled sa tegelikult täiesti teine inimene minu meelest, et nagu see julgus, suhtlusoskus ja kõik selline osa, mis sa saad välismaalt on ikkagi, ma arvan, metsikult suur väärtus. Ja mina omalt poolt tööportaali esindajana ütlen siis seda, et kõik talendid on tagasi Eestisse kindlasti oodatud ja kaasa arvatud ka teie, Brenda ja Hans. Et töökäsi on Eestil vaja ja väga häid töökäsi, et tasub käia, testida ja kogemustega tagasi tulla ja siis juba Eesti tööturule tagasi panustada.